Tere õhtust, kallid sõbrad! 2013. aastal 2. aprillipäeval ilmus raamat pealkirjaga Jumali kord ja universum. See juhtus 54 aastat pärast selle koostamist 1959. aastal. Kõigi nende aastate jooksul oli seda hoitud notariaalse kaitse all. Meie ühing, metapsühholoogiliste uurimuste ja teadusliku uurimise ühing, mille asutas Hr. Peetri Ruhselmann 1950. aasta pärast ja alates 1959. ja alates Hr. Ruhselmanni surmast 1960. aasta pärast, oli meie ühingu tegevus seotud ainult selle raamatu ettevalmistamisega. On selge, et härra Peetri Ruhselmann oli kirjutanud veel palju teisi raamatuid sellel ajal. Kuid huvitaval kombel palus härra Ruhselmann oma testamendis lõpetada nende varasemate raamatute edasine väljaandmine pärast selle raamatu koostamist. Aastaid, kui me ootasime selle raamatu avalikustamist, kutsusime seda teadmiste raamatuks, kuna me ei teadnud selle pealkirja. Me teadsime ainult, kes olid selle hoidjad. Ja kui raamat lõpuks meile ajalikustati, avastasime, et selle pealkiri on Jumali kord ja universum. Nii, et me ei pannud raamatule pealkirja. See oli pealkiri, mille nägime masinakirjas, kui härra Kaier meilega liitus. Seda pealkirja kasutati trükitud väljaandes. Ma ei tea, kas keegi meie kuulajatest pole seda lugenud, aga Jumali kord ja universum koostas härra Ruhselmann teadmiste põhjal, mille ta sai vaimse kommunikatsiooni seansidelt, mida ta viis läbi aastatel 1957-58 koos meedium Attila Kaieriga. Härra Kaier oli sel ajal umbes 17 või 18-aastane noor mees. Ta koges mitmeid psüühilisi episoode ja nähtusi, sealhulgas uneskäimist. Härra Husrev Pilgeoolu juhtis tema tähelepanu härra Ruhselmannile, kes oli tuntud oma töö poolest. Kuna härra Ruhselmann tegi koostööd härra Kaieriga, et teda aidata, siis tuli härra Kaieri meediumi kaudu esile väga rikkalik ja oluline vaimse kommunikatsiooni kogum, mis on kui sild, mis ulatub meieni, nagu on kirjutatud raamatu alguses. Oma töö käigus on kirjutatud palju lehekülgi infot masinakirjaga. Hr. Ruhselmann koostas neist paljudest lehekülgedest kogumikku. See tekst on loetud tagasi plaani, mis edastas need teated. Pärast nende kinnitamist põletati ülejäänud masinakirjas leheküljed. Kinnitatud kogumiku tekst trükiti 3 eksemplaariks paberkandjal ja usaldati Metin Sakikile, Husrav Pilgeoglule ning Attila Kaierile. Pärast seda, kui see kogumik on valmis ja 3 korda kopeeritud, nõuab vaimne plaan selle varjamist. Ja need 3 eestkostjat ei rääkinud sellest raamatust kellegile, isegi mitte oma perekonnale. Aastaid ei olnud kellelgi aimu, kes on selle raamatu eestkostjad. Ainult härra Sakik kilastas aeg-ajalt meie seltsi. Meil oli võimalus enne tema surma härra M. Sakikilt teada saada, et ta isiklikult trükkis need 3 kõva eksemplari. Nii et need 3 eestkostjad, sealhulgas tema meedium, tõmbusid tagasi oma isiklikku ellu. Ja paljude pikkade aastate jooksul valvasid nad tõepoolest seda raamatut, mis neile usaldati. Me ütleme usaldati, sest kui raamatu koostamine sai lõpetatud ja see sai jumaliku plaani poolt heaks kiidetud, viis härra Ruhselmann need 3 eksemplari notaari juurde. Ta loobus oma autori õigustest selle kogumiku üle ja andis kõik õigused üle nendele 3 eestkostjale. Kuna see oli koostöö, on iga kogumiku eksemplar ametlikult pitseeritud ja usaldatud eestkostjatele. Härra Ruhselmann ütles neile, et minu tööl on tehtud, kõik on nüüd teie käes. Ta astus esimehe kohalt tagasi ja jäi koju inglise keelt õppima. Jumalik plaan küsis, kas ta soovib oma surma aega teada. Härra Ruhselmann vastas, et ei taha. Jumalik plaan ütles, nagu ootasime. Ja 7 aastat tagasi, kui nägime pitserite avamist, olid 3 eksemplaari identsed nagu masinakirjas lehed. Mul oli võimalus kohtuda isiklikult Metin Sakiku ja meedium Attila Kaieriga.
Härra Husrev Pilgioglu suri 1984. aastal. Kui härra Sakik suri novembris 2012, sai härra Küier jumaliku süsteemi signaali, mis suunas teda ühendust võtma meie seltsi juhatusega. Ta tõi selle meile. 7 aastat tagasi avaldasime selle raamatu esimese väljaande nii, nagu see siin trükis oli. Hoides originaalkeelt, osmani türki keelt, tekkis hiljem vajadus avaldada see tänapäeva türki keeles. Jumalik kord ja universum on kohandatud praegusele türki keelele, mida räägime ja kirjutame. See oli raamatu avalikustamise protsess. Originaaltekst, uus tänapäeva türki versioon ja ingliskeelne tõlge on veebis digitaalselt saadaval. Võib tõepoolest mõelda ja arutleda selle üle, mis täpselt oli see põhjus või mitmed põhjused, miks just seda raamatut hoiti kõik need aastad peidus ning miks ei olnud avalikkusele kättesaadav tol ajal. Kas sellel oli mingi eriline tähendus või oli see seotud mõne konkreetse sündmusega? Need on küsimused, mis võivad tekkida, kui uurime selle raamatu ajalugu ja selle varjamise põhjuseid. Kui me avasime ja lugesime seda raamatut, siis leidsime, et selle raamatu sisu, selles sisalduvad teadmised, ei olnud selle koostamise aja teadmiste kontekstis nii lihtsalt mõistetavad, kuid tänapäeval, meie ajal, kuna meil on nüüd kvantteooria, kuna teadlased on juba täheldanud globaalse soojenemise mõju, kuna teadlased räägivad planeedi X mõjudest, siis ei ole me selle üle üllatunud. Mis on selle raamatu sisu? Mida see meile täpselt ütleb? Ma mainin mõned olulised punktid. Raamatu teises osas on palju viiteid praegustele sündmustele, mida me kõik kogeme, mille kohta võime öelda, et tegemist on ettekuulutustega, tulevaste sündmuste kohta. Kuid enne selle osa juurde jõudmist, mida see raamat meile tervikuna räägib? Miks on see nii eriline? See raamat algab nende ridadega. See raamat on osa sellest harmooniast, mida me näeme ja tunneme enda ümber ning mida me osaliselt nimetame looduseks. See on nagu sild meie universumis, ühendades selle valguse tee, mida me saame nimetada ainult evolutsiooniks ja mis ulatub kaugemale inimkonna teadmistest ja mis ulatub kaugemale inimkonnale. See tee ei kuulu ei meile ega teile kui inimkonnale ega kellelegi teisele. See on jumaliku kurra kingitus, mis on antud inimkonnale. See tähendab, et see on osa loodusest. See raamat on antud maale nende olendite poolt, kes on kohustatud seda mõistmise ühtsusest, mida me nimetame ühtseks kujul, et vastata inimkonna evolutsioonilistele vajadustele. Saatuse rändülid. Siin on väga oluline, nagu plaan ütleb, tunnetame me maailma enda ümber. Plaan sisaldab seda. Nagu plaan ütleb, ei meie ega teie. Plaan, mis nimetas end saatuse ränduriks ja pioneeriks, nagu mainitud härra Kaier intervjuudes. Isegi see plaan, mis on üleline kohustus, räägib sellest, mida nad näevad ja tunnevad ümberringi, nimetades seda osaliselt looduseks. Nii et keegi meist ei näe kogu loodust, vaid nimetab seda harmooniaks, harmooniasüsteemiks. Ja hiljem raamatus öeldakse, et peaksite igatsema seda hetke, mille olete saavutanud selle harmoonia seisundi. Ja nad ütlevad, et see on valguse tee, millele saame viidata ainult kui evolutsioonile, mis viib meid edasi. Raamatu esimeses osas loeme sellest, kuidas tekkis meie materiaalne universum, kuidas tekkis amorfne mateeria, milline oli selle amorfse mateeria struktuur ja kuidas see jäi liikumatuks kuni algprintsiibist saabunud ja unitaarsest filtreeritud mõjutusteni. Ja kuidas amorfne aine reageerib algsele mõjule. Raamatu esimesed 20 lehekülge on lugejale kõige raskemad. Kuulame inimesi ütlemas, et nad lugesid esimesed 20 lehekülge ja ei suutnud jätkata. See on arusaadav, sest raamat algab teadmistega universumi algusest ja aine tekkimisest. Kui teil on füüsika põhiteadmised, pole see nii keeruline. Lihtsamalt öeldes kirjeldab raamat, kuidas meie füüsiline universum, meie aineuniversum ja selle amorfne olek tekkisid.
Raamat selgitab vesinik kosmosest ja kuidas see amorfne liikumatu aine pärast mõju saabumist hakkab liikuma, just nii nagu siis, kui nipsata inertset pliiatsit, see hakkab liikuma täpselt samamoodi. Selles vesinik kosmoses tekib meie universum koos amorfse mateeria algse liikumisega. Raamat selgitab, kuidas selle kõige põhilisemad tasandid või astmed hakkavad tekkima ja kuidas toimub esimese vesinikuaatomi teke. Üks peamisi mõisteid, mida raamat tutvustab, on vaimu ja mateeria suhe. Vaim pole otseses kontaktis mateeriaga. Vaimud on superuniversumi tõekspidamised. Nad on universumi aine täielik vastand. Seega saime raamatus teada, et vaim on superuniversum väljaspool aineuniversumi piire. Tõde, mis ulatub kaugele üle selle kõrgema punkti, kuhu me oma universumis jõuame. Kuid tänu vaimude evolutsioonilistele vajadustele, et rahuldada oma arenguvajadusi, jõuab esimene mõju algpõhimõttest meie universumi amorfsesse ainesse. See algatab hiljem liikumise ja aatomite loomise selles elustunud aines. Algajad vaimud õpivad neid aatomeid valitsema. Kui plaanis räägitakse algajatest vaimudest, ei tähenda see mingit alaväärsust ega midagi sellist. See tähendab, et need vaimud on uued amorfse aine kasutamisel. Raamatus selgitatakse, et kui see mõjutuste süsteem algab, kinnituvad vaimud aatomite külge ja läbivad passiivse kohanemise tsükli. See on protsess. Selle protsessi kaudu hakkavad vaimud mõjutama ainet liikumiste kaudu. Aatomite koondamise ja hajutamise kaudu tekivad keerukamad ainekombinatsioonid, mis vastavad aine reageerimisvõimele, moodustavad aja jooksul keerulisemaid struktuure. Nii et teadlased küsivad küsimusi, nagu mitu grammi vaim kaalub või kust kehaosast vaim lahkub pärast surma. Need küsimused on nüüdseks vananenud, sest raamatus öeldakse, et pole vaimu, mis kehasse siseneb või sealt väljub. Kõik toimub mõjude koostoimete ja olendite ning esemete magneetväljade kaudu. Jumalik kord ja universum selgitavad meile ka meie olemusliku olemuse arengut ja selle positsioneerimist koos kõigi meie kogemustega nendes taime, looma ja inimstaadiumides, mida oleme läbinud 500 kuni 700 elu jooksul, kuni oleme jõudnud oma praegusesse seisundisse inimestena. See hõlmab kogu meie teekonda ja arengut ajas ning ruumis. Ja kõik need kogemused, mis meil olid, on koondatud tajupunkti. Punkt, kus kõik arusaamad, mida oleme destilleerinud nendest protsessidest ja arenguetappidest, ühinevad ja kuidas me neid pärast surma edasi kanname. Niisiis, aine tekkimine, amorfse aine tekkimine, olemise arengustaadiumite tekkimine, kuidas toimub ülemineku taimede, loomade ja inimeste staadiumitesse, kuidas alguses toimusid ja õppisid teatud asjad automaatselt ja hiljem, kuidas need arenesid järk-järgult instinktiks, intuitsiooniks, siis automaatsel ja hiljem poolautomaatsel viisil muutusid intuitsioonideks. Nii näeme sellist arenevat mõistmisprotsessi. Mõistmist selgitatakse raamatus mitmel viisil. Raamatust öeldakse ka, et meie, kuna egame ainesüsteemis, mida kutsume vesinikkosmoseks, ei saavuta kunagi täielikku mõistmist oma füüsiliste ja materiaalsete piirangute tõttu, mis on meie kehas. Selliseid teemasid käsitletakse üksikasjalikult raamatus Jumalik kord ja universum. Raamatus selgitatakse dimensioonidest kui sfääridest, kuid mitte üksteisest sisalduvatest dimensioonidest. Siijärel liigub see ajamõiste juurde. Nagu te teate, siin kulgeb aeg lineaarselt, kuid unenägudes, astraalprojektsioonis või vaimsetes nähtustes, kogemustes, mis toimuvad hetkega, kuid tunduvad pikemad. Me loeme, et olemuse jaoks on ajataju erinev. Palju räägülgi on pühendatud ajamõistele jumalikus korras ja universumis. Mingil hetkel loeme isegi, et need 500 kuni 700 eluaega toimuvad ühe hetkega. Sellest kõrgemast perspektiivist ajamõistmine, mis on meie arusaam, kui me oleme vesinik kosmose alumistel astmetel, on erinev kogu omandatud arusaam meie olemuse olemisest selles tajupunktis kogunemisel.
Ja sellest punktist vaadatuna tajutakse kõiki neid kogemusi, arusaamu, kõiki neid eelmisi elusid, esivanemate süsteeme, kõiki neid tsükleid teisiti. Olendid omandavad kogemusi taimestruktuuris, seejärel kehastuvad nad loomse süsteemi organis, kuni suudavad valitseda inimsüsteemi. Raamat selgitab ka kehastumise mõistet. See ei ole nagu väljumine ühest kehast ja sisenemine teise. Nii muutis jumalik kord ja universum meie varasemaid arusaamu. Mida veel sisaldab see raamat olendite kohta pärast inimstaadiumi saavutamiselt? Raamat selgitab oma arengus aju- ja närvisüsteemi funktsioone, kuidas aju tajub teadvust, alateadvust ja kõrgemat teadvust. Näiteks lisab raamat uudseid ja erinevaid tähendusi sellele, mida me praegu teame psühholoogias alateadvuse nime all. Tegelikult annab meile jumaliku korra ja universumi kohta uudse teadvuse mudeli. Lubage mul rääkida uuest teadvuse mudelist. Arvatakse, et meie kehas ja viie meele kaudu, mis on piiratud, moodustub meie teadvus sellest, mida tajume ja filtreerime. Nagu raamatus selgitatakse, aju ja närvisüsteem suhtlevad kõigi nende süsteemidega. Universumis on suur kommunikatsioonivõrgustik, mis kogub kogu teabe ja viib selle keskusesse. Mida süsteem õigupoolest teeb, kogudes kõiki neid andmeid? Siinkohal saan ma tegelikult elektrilise signaali, mida närvid ja neuronid edastavad minu aiu elektrilise signaalina. Muu aju hindab andmeid koos kogemustega ja korrigeerib neid. Ta muudab signaalid informatsiooniks kiiresti. Tajumisel on piirid. Samas kõik kogemused edastatakse alateadvusse ja sinna salvestatakse. See on sild aju ülesehitamisel. Pärast rasestumist ema-üsas mõjutab meie ajurakke eelmistest kehastumistest pärit teave, sest olend kujundab uut keha emakas. Pidage meeles, nagu me ütlesime, et vaim ei sisene ega välju kehast, kui uued ajurakud moodustuvad emakas. Just nagu Matrixis, see on film, mis inspireerib. Kui kangelased vajavad mingit võimet, laadivad nad selle oma kehasse alla. Kui eelmine keha lahustub, kui toimub surm, ei lahustu ajurakkude olendid. Nad hoiavad kogu informatsiooni koos. Ja kui olend hakkab kujundama uut keha uueks kehastumiseks, siis ajurakku olendid edastavad kogu selle info uue moodustatava aju magneetvälja, tagades järjepidevuse. Neuroloogid on hakanud avastama, et see, mida vanemas eas kogeme, määratakse juba emakas olles. Kas tekib Alzheimer, kas saame diabeedi, milline on meie seksuaalne orientatsioon ja nii edasi. Kuid nad ei tea veel, mis määrab need, mis ajumehhanismi motiveerib. Nüüd mõistame jumalikku korraldust ja universumit, kuidas mehhanism töötab ja mäletame eelmiste elude mälestusi. Seega saame seda nüüd selgemalt selgitada. Teisest küljest saime teada, et eelmise elu mälestused salvestatakse ja hoitakse alateadvuses. Alateadvus on välistele mõjudele suletud süsteem ning ainult teatud tingimustel on need mälestused meile kättesaadavad. Nüüd mõistame selle põhjuseid. Kui me suudaksime mäletada kõiki eelmiste elude mälestusi ja kogemusi, siis ei oleks võimalik lõpetada mõningaid suhteid paljude inimestega. Oletame, et teadmine ja mäletamine, et õde-vend, kellega alati tülitsete, oli keegi, kes tappis teid või keda te tapsid eelmises elus, segaks teie praegust kogemust vennana või õena. Seetõttu on huvitav, et jumalik kord ja universum mainivad teatud tingimusi. Üks selline tingimus, mida me kõik hästi teame, on unenäod. Eriti korduvates unenäodes leiame end alati samast kohast või kogeme unes korduvalt sama sündmust. Mõned meie unenäod on väga muljetavadvad ja kannavad endas vanade aegade atmosfääri, kuid me ei tea täpselt, kus ja millal need aset leidsid. Need võivad olla seotud meie möödunud eludega. Üks nendest teatud tingimustest on eelmised elud.
Üldiselt juhtub sageli, et inimesed tulevad meie juurde ja ütlevad, et neil on probleem, mida nad ei suuda lahendada või uskumus, millest nad ei suuda üle saada. Nad ütlevad, et nad ei tea, mida teha ja ei suuda oma elu selle probleemiga korralikult elada jälje. Kui me mõtleme 500 kuni 700 elule kogu olendi arenguetappide jooksul, siis see ei tähenda, et kõik need elud lõppesid sellega, et kõik vajalik sai tehtud. Jumalik kord ja universum ei nimeta seda kunagi karmaks, vaid põhjuste ja tagajärgedena. Me teame juba, et idamaade õpetustes nimetatud karma on see, mida sa lõikad, mida sa külvad. Selles mõttes oleme teadlikud, et püüame lahendada või lõpule viia lahendamata toimikuid, lõpetamata asju meie eelmistest eludest. Ja see ei pea olema vahetult eelmine elu. Vaadake, nagu varem mainitud, süsteemis ei eksisteeri lineaarset arengut. Vahel avastame, et ühe tsükli taga peitub 10 või isegi 15 eelnevat elu ning nende elude üldine või kombineeritud kokkuvõte. Seega, kui on kätte jõudnud aeg, et inimene teatud kindlates ja eesmärgipärastes tingimustes neid elusid meenutaks ja lahendaks, siis avastame, et nende elude teave ja teadmised muutuvad talle kättesaadavaks. Niisiis, kui meie praegune maailmatsükkel hakkab lõpule jõudma, muutub kõigi nende lahendamata ja lõpetamata küsimuste lahendamine üha kiireloomulisemaks, nagu me oma töös sageli kogeme. Me saame abi vaimselt juhatajatelt. Jumalik kord universumis räägib neist kui kohustusega olenditest, kes on aktiivsed. On jumalik süsteem, organisatsioon, mis toetab ja juhib. Igaüks selles süsteemis on kohustusega olend. Areng ja edasiminek on üksikasjalikult selgitatud, sealhulgas arengustaadiumid. Nii leiame need etapid ja edenemise jumalikus korras. Jumalik kord ja universum räägivad palju surmast ja sellest, mis juhtub pärast surma. Surmaetappidest, kujutlusvõime rollist surmas, kujutlusvõime tähtsusest ja sellest, kuidas mõtted, tunded ja emotsioonid on mateeriast, emotsioonide funktsioonist ja kuidas mõned on egoistlikud, teised altruistlikud, nagu kaastunne ja armastus. Raamat ütleb, et olend edeneb, valides isekate ja altruistliku emotsioonide vahel, eelistades kohusetundlikke emotsioone. Raamat viitab mateeria edenemisele kui arengule, samas kui vaimude edenemist nimetatakse evolutsiooniks. Selline eristamine on samuti väga oluline. Mateeria areng ja vaimude evolutsioon on erinevad protsessid. Mateeria areneb, kui see saab mõjutusi elusolenditelt. Meie kui olendid oleme seotud vaimu ja inimese evolutsiooniga kogu selles süsteemis, alates olendi ülesehitusest ja selle arengust ja arengust kogu mateeriasüsteemis. Elades 500 kuni 700 elu, filtreeritakse olendi omandatud teadmised kõigist neist eludest. Ja raamat nimetab seda kõigi nende elude kaudu omandatud teadmist essentsiteadmisteks. See koguneb meie praeguse elu jooksul alateadvuses, läheb surma korral üle alateadvusse. Kuna surm saabub ja aju lakkab töötamast, siis teadvus ja alateadvus enam ei funktsioneeri. Seejärel võrdleme oma viimase elu teadmised kõigi eelmiste elu teadmistega alateadvuses. Mingis mõttes teeb meie olemus raamatupidamist, tõmbudes endasse. Ja selles isoleerimisperioodis, mida nimetatakse spaatiumiks, on meie mõtted, tunded ja uskumused väga olulised. Jumalik kord ja universum väidab, et spaatium ei ole miljöö ega ruum. Nii et see ei ole koht, kuhu olendid lähevad pärast surma. Jah, meie olendi energia lahkub surmaga sellest kehast, kuid meie olemus on endiselt aine universumis, endiselt vesinik kosmoses. Sellegi poolest on see nagu kohtumõistmise koht ja see sisaldab segadust. Mis on see segadus? Nagu me teame, et kui me sureme, ei saa me oma surmast kohe aru. Isegi mõnikord võib osa meie teadvusest jääda sellesse ellu kinni ja jätkata vastavaid kujutlusi. Kuid see ei tähenda, et see on kogu olemus. See, mis jääb, on tegelikult energeetiline osa sellest. Nii et meie surma ajal on meie uskumused, tunded,
emotsioonid, mõtted, mille külge me jääme klammerduma, väga olulised spatiumis, sest see süsteem on nüüd pärast surma suletud. Ja me oleme ainult oma kujutlusvõime sees koos sellega. Kuna meil ei ole neid kaitsemehhanisme, siis see süsteem sunnib meid nendega koos olema, kuni me lõpetame selle teadvuse arvestuse. Kuni me oleme võimelised sellest punktist kaugemale minema. Nüüd peame me iseendaga silmitsi seisma ja tegelema kõigega, mida me oleme teinud ja mida me ei ole teinud. Me teeme seda arvestust iga elu lõpus. Selles raamatus loeme ka unenägude funktsioonist, unenägude mehhanismist pärast seda, kui see seletab seda uut teadvuse mudelit. Jah, me mainisime praeguse elu mõtete ja uskumuste tähtsust, mis meil praegu on. Sest spatiimis loome me seda, mida me ette kujutame. Ütleme, et mingi tehtud vea tõttu või uskumuse tõttu, et teid tuleb karistada selle või teise põhjuse tõttu, te kogete seda ikka ja jälle, kuni te saate teadlikuks selle sündmusega seotud arenguvajadustest, põhjustest ja mõjudest. Nagu ütleb jumalik kord ja universum, kui olend on spatiimis, on ta täielikult kaitstud välismõjude eest ja saab mõjutusi vaid alateadvusest. Kui see protsess lõpeb, võib ta hakata vastu võtma mõjutusi teistelt olenditelt, oma juhatajatelt või olenditelt, kes on kohustatud. Selles raamatus käsitleme unenägude mehhanismi, unenägude liike, unenägusid, mida mõjutavad füüsilised tingimused ja unenägusid, mida mõjutavad kohusetundlikud olendid, palju selgemalt ja nii. Mäletate raamatupidamist? Meil on ka igapäevane, kui magame. Meie olemus peab igapäevast raamatupidamist, kus on kirjas, mida tegime või ei teinud, hinnates südametunnistusega. Pärast surma on see nagu aasta lõppu raamatupidamine, raamatute tasakaalustamine. See on nagu ettevõtte likvideerimine. Kõik, millega nüüd silmitsi seisame ja võrdleme eelmistest eludest saadud teadmistega. Milline oli meie eluplaan enne sündi? Kui palju sellest plaanist realiseerus ja kus eksisime? See raamat selgitab eluplaane, nende planeerimist ja kuidas siiraste pingutustega saab surmaaega muuta. Mõned kogemused on määratud ajaplaanides, samuti mis vahe on saatuse ja saatuse vahel. Kõike seda selgitatakse üksikasilikult jumalikus korras ja universumis. Raamat käsitleb unenägusid, meediumi mehaanika ja unetähtsust. See on raamat, mida lugedes tunduvad mõned osad alati uued, nagu poleks neid ridu kunagi näinud. Olen seda mitu korda lugenud ja iga kord, kui ma selle uuesti avan, mõtlen, kuidas ma seda varem ei märganud. Kui mainin meediumit, lubage mul öelda, kuidas härra Peetri Ruhselmann vaimseid seanssi viis. Ta kasutas psüühilise dissotsiatsiooni meetodit, kus meediumi teadvus jääb aktiivseks. See tähendab, et meedium on teadlik kõigest, mis seansi ajal toimub ja öeldakse. Härra Peetri Ruhselmann kasutas seda meetodit vaimse kommunikatsiooni jaoks. Aga selles raamatus, kui meediumit seletatakse, füüsilist meediumit nagu objektide liigutamine telekineesiga, seletatakse ka mehhanismi ja kuidas meediumi alateadvus vahel passiivseks muutub. Siis jälgitakse või kontrollitakse meediumi sõnu kaadri või mehhanismi abil. Pärast seda kontrollimist kinnitaks süsteem, et seanssidel räägitakse õigesti. Selles raamatus sisalduvad teadmised saadi ajal, mil härra Peetri Ruhselmann oli operaator või kontrollija rollis. See tähendab, et just tema esitas küsimusi ja juhtis seanssi. Mõnes mõttes mängis suurt rolli härra Ruhselmanni tugev magnetväli, mis sarnanes välgujuhiga, kes haarab ja maandab neid teadmisi. Ma arvan, et kui härra Ruhselmanni juuresolekul oli see meedium kohe seanssidele kaasatud, siis tänu sellele, et härra Ruhselmann esitas küsimusi, saadi need teadmised kätte ja need pandi kirja. Jah, selles raamatus on üksikasjalikult selgitatud meediumi rolli. Ka seda, kuidas need sisse tulevad mõjutused edastatakse. Ja nagu te teate, on tänapäeval palju kanaldusi, mida me loeme. Raamatus selgitatakse ka seda, kuidas mõne sellise kanalduse käigus võib anda parasiitlikku teavet. Mida see nüüd tähendab? Meie ajal kasvab kanaliseerimiste arv. Vanasti olid Ouija laudade sessioonid.
Ja see tähendab, et on olemas palju selliseid maapealseid olendeid, kes ei suuda ühineda oma tõelise olemusega. Need on olendid, kes ei suutnud üleminekuprotsessi edukalt lõpule viia. Raamatus kirjeldati neid kui kinnisilmi mehhanismi. Seal selgitati, kuidas kehastunud olend saab domineerida elusolendi teadvuse väljal. Lisaks selgitati, kuidas kõik need keerulised interaktsioonid toimuvad tegelikult magnetväljade vastastikuse mõju kaudu. Kujutlege, et see toimib nagu vastuvõtja, kus teie enda olemus saadab teile signaale, just nagu raadio, mis võtab vastu saatejaama signaale. Te olete häälestatud kindlale sagedusele, kust tulevad teie olemuse mõjud ja te kiirgate neid mõjutusi nagu laulu. Aga kus peitub teie muusika allikas? See on väljaspool raadiot. Teate, kui raadio või televiisor leiutati, mõtlesid inimesed alguses, kas nende sees on väikesed inimesed, kes räägivad või laulavad ja avasid neid, et neid näha. Nüüd oleme teadlikud, et selline seade toimib nii vastuvõtjana kui ka saatjana. Tegelikult võiksime isegi öelda, et meie aju on nagu moodem. Kui suudame seda edastust õigesti vastu võtta, siis hakkame kiirgama omaenda mõjutusi. Aga kui me ei suuda seda teha, siis on olemas teised ringhäälingujaamad, mille signaalid võivad meie oma segada. See meenutas mulle meie ühiskonna raadiokanalit, mis meil oli aastaid tagasi, ja mõnikord olid lähedal asuvate jaamade signaalid tugevamad, põhjustades meie ringhäälingus häireid. Samuti oleme vahel tundnud nende parasiitlike olendite sekkumise märke. Kui sellised asjad juhtuvad, ütleb raamat, et need pole juhuslikud. Need on vastastikused õppimiskogemused, mida juhivad kohustustega olendid. Regressioonitöös nimetame neid kinnipidamisteks, need on nagu klammerdumise energia. Selles raamatus on kinnisideed tehniline termin. Kui räägime olendite või selle ringhäälingu täielikust ühtesulamisest meie raadioga, siis on see valdamine. Valdamine on kinnisidee edasine etapp. See, mida ma siiani olen siin maininud, on ainult väga lühike kokkuvõte sellest, mida te selles raamatus leiate. Ma rääkisin unenägudest, unest, ajast, globaalsusest, kinnisideest ja meediumi mehhanismist. Ja pärast seda osa selgitab raamat, kust inimkond on tulnud ja kuhu see suuremast skaalast liigub. Sündmuste tähendused, mida me kogeme nii individuaalselt kui ka ühiskondlikult. Inimkonna arenguetapid. Ja inimkonna jaoks on oluline läbida kogemusi nagu rännakud ja sõjad, mis mängivad rolli inimkonna arengus ja evolutsioonis. Raamatus jõuate punktini, kus tunnete inimkonna evolutsiooni ja vaimu evolutsiooni lähenemist. Kuna see maailmakool on jõudmas lõpule, siis selles punktis oleme jõudnud oma sisuliste teadmisteni, mida oleme omandanud, läbides need 500–700 elu. See on tõepoolest eriline punkt, kuhu oleme jõudnud. Inimkonnal olid varasemad koolkondlikud süsteemid, mida arvasime olevat 7 või 9. Kuid raamatus öeldakse, et selliseid maailmakoole loodi ja lõpetati tuhandeid kordi. Alates maailma loomisest ehitati ja kukkusid sellised süsteemid tuhandeid kordi. Ja enne meid lõppenud tsükkel, mis kestis peaaegu 70 aastat. Raamatus räägitakse mu tsivilisatsioonist pikemalt. Selles ei nimetata Atlantist, vaid tohutut kontinenti, mis asus seal, kus praegu on Atlandi ookean. Me õppisime sellest Edgar Cayce'i lugemistest ja me õpime sellest raamatust, kuidas muu tsivilisatsioon oli jõudnud erakordselt kõrgele materiaalsele arengutasemele. Kuid isegi selle kõrgtehnoloogia juures pidid olendid läbima hulgaliselt katseid ja katsumusi. Lisaks sellele kasvasid ka vähktõvejuhtumid. Vähist. Jumalik kord ja universum veidavad selgelt, et see tekib siis, kui maailma mateeria ei vasta enam olendite vajadustele. Kui see mateeria ei vasta olendite evolutsionaarsetele nõuetele, algab rakkude taandareng. Kujutage ette, et teie keha on sellises seisundis, kus te kas ei suuda seda sisse tulevat signaali või ringhäälingut vastu võtta või saate seda ainult osaliselt ja katkendlikult. Siis ei saa olend seda sõidukit korralikult kasutada. Ja sel hetkel, kui keha ei reageeri, siis algab vähk.
Ja kõigi nende taga pidade meeles, et jumalik kord ja universum väidab, et emotsioon on vaid maailma kõige voolavamate materiaalsete võimaluste ilmingud. Seega on see mateeriasüsteem. Raamat isegi märgib, et kõik süsteemid, mida peame vaimseteks, on tegelikult mateeria funktsioonid, mille likviidsus kasvab. Seega on kõik vesiniku kosmoses mateeria. Ja ka see ruum, kuhu meie olemus pärast surma naaseb, on mateeria. Selles vesinikusüsteemis kordame neid tulekuid ja minekuid pidevalt. Jah, inimkonnana oleme nii kaugele jõudnud, aga kuhu edasi? Raamat Jumalik kord ja universum seletab seda, kuna annab üksikasjalikku teavet selle maailmakooli lõppetappide kohta. Raamatu viimased osad käsitlevad meie päikesesüsteemi. Sojourneri planeet, mis on 400 korda suurem kui Maa, on orbiidilt kõrvale kaldunud ja läheneb. Selle mõju on juba avastatud, kuid planeet jääb teadlastele nähtamatuks. Tänapäeva astronoomid püüavad seletada meie päikesesüsteemi mõjutusi, mis näivad tulenevat hiiglaslikust, kuid nähtamatust taevakehast. On palju ingliskeelseid artikleid, mille on kirjutanud välismaised teadlased, sealhulgas venelased. Jumalik kord ja universum jagavad tuleviku 50 aasta pikkusteks perioodideks. Arvestades, et kogumik valmis aastal 1959, lõppes esimene 50-aastane periood umbes 2000 kuni 2010 alguses. Nüüd on aasta 2020. Seega oleme teises 50-aastases perioodis. Ja selle teise 50-aastase perioodi jooksul see 40 korda suurem kui Maa, see 40 korda suurem planeet läheneb päikesesüsteemile. Ja oma magnetvälja mõju tõttu mõjutab see nii päikese kui ka meie maailma magnetvälju. Lõpptulemuseks on polaarne nihkumine, telje kallutamine ja nii edasi. Arvestades asjaolu, et isegi päikese vesiniku plahvatused mõjutavad meie magnetvälja, võite ette kujutada, milline on sellise telje kallutamise mõju ja mõju maailma magnetväljale. Looduskatastroofid, üleujutused, maavärinad. Kõik need protsessid on seotud meie päikesesüsteemi mõjutava planeedi magnetväljaga ja need suurenevad. Globaalne soojenemine polnud teema 1958 aastal, kuid raamatus on kirjeldatud, kuidas ilm, temperatuur ja merepind tõusevad riikide kaupa, kuidas vihmasajud suurenevad ja kuidas inimkond kogeb haigusi selle protsessi käigus. Just praegu on loomulik mehhanism, nähtamatu viirus, sundinud meid jääma oma kodudesse ja öelnud inimkonnale, et lõpetage hetkeks. Selle protsessi käigus oleme kõik sunnitud murdma harjumust paljude asjadega. Meid seostatakse materiaalsete struktuuridega, mida me pidevalt tarbime. Praegu oleme kohustuslikus taganemisperioodis, et seada kõik kahtluse alla. Kuhu ma tegelikult suundun? Kõik need asjad, mille järele ma pidevalt jooksen või mille külge klammerdun, kas need on tõesti need, mida ma tahan ja mida mu olemus vajab? See on periood, mida me mõistame neid lõppkokkuvõttes, ükskõik mida te praegu omate, me kõik oleme võrdsustatud. See viirus ei näinud mingit vahet peaministri või võrsti või kodutu vahel. See on raputanud kogu inimkonna mõtet ja raputanud meid sügavalt. Selle süsteemse raputuse tõttu oleme sunnitud ümber korraldama oma suhteid mateeriaga. Mateeria muutub intelligentsemaks. Võtame näiteks tehisintellekti hiljutised arengud. Nüüd on liiga palju vandenõueteooriaid. Oletame, et on mingid grupid, kes planeerivad ja programmeerivad seda inimkonna edasiminekut, mingid võimud, kes on. Aga neid juhib ikkagi mingi suurem jumalik süsteem, mis viib inimkonna ühest etapist järgmisesse, mis kasutab ka kõiki neid inimeste materiaalseid huve tööriistana. Nüüd see jumalik kord või jumalik süsteem teeb seda suurepäraselt. Nagu raamatus öeldakse, arenevad olendid ka isekuse kaudu, nii et keegi võib olla ka egoistlik. Nagu öeldakse, pimeduse ja valguse võitlus. Sama oli juhtunud ka muu, mäletate? Ühelt pool valguse pojad ja teisel pool pimeduse pojad, nende sõjad ja nii.
Ometi on suurim võitlus meie sees. See toimub meie sisemise lõhestatuse tõttu. Üks pool meist edeneb egoistlikul teel ja teine pool kohusetundlikul teel. Sõltuvalt sellest, kumma me enam toidame, toimub nihkumine. Kui selline nihkumine toimub, aktiveeruvad süsteemid tasakaalu taastamiseks. Nii et nüüd on inimkond häirinud süsteemi tasakaalu. See on nüüd aktiivne, et tasakaalu taastada. Loodus tasakaalustub ise. Loodus järgib oma protsessi. Me unustame selle fakti. Me ei ole maailma omanikud. Oleme vaid külalised siin maailmas. Me kasutame seda süsteemi üksnes selleks, et edendada meie olemuse ja vaimu arengut. Naaseme tagasi sojuvale planeedile. Selle mõjud muutuvad järjest tugevamaks, mida lähemale see meie päikesesüsteemile jõuab. See, mis kunagi varem juhtus, kordub taas. Ja siis, kui see lõpeb, ütleb raamat, et algab täiesti uus periood, uus tsükkel. Ja me kõik kulutame palju vaeva, et see lõpule viia. Jah, nagu ma mainisin, raamatu teine osa keskendub peamiselt sellele, kuidas see tsükkel lõpule jõuab. Vähkid. Kuidas ilmastikutemperatuur tõuseb erinevates riikides? Tänu nendele muutustele, kuidas inimkond tegelikult läbib katsumusi ja väljakutseid, et liikuda minust üle meieni. Nüüd me püüame seda. Ma arvan, et see koroonapandeemia on selles osas väga oluline. See avab meile ruumi, kus kogu inimkond saab hinge tõmmata. Pärast kogu seda kiiret sebimist ja askeldamist saame nüüd pausi teha, et oma tuleviku tegevusi planeerida. Elu soovitab meil elada minimaalsemat elu. Laske lahti kõigest ebavajalikust. Nii et parem on seda teha füüsilisel tasandil. Korrastage oma sahtleid, aga mis veelgi tähtsam, ärge unustage avada oma alateadlikke sahtleid ja kappe. Me oleme alati siin, et teid selles osas aidata. Niisiis, tänan teid osalemise eest selles veebiloengus, mille avaldame Jumaliku korra ja universumi 7. aastapäevaks. Sõbrad, tere õhtust!